Täna me valmistame nuikapsa hautist, aga lisaks nuikapsale on meil laua peal terve hulk teisi köögivilju ka veel. Ma tegelikult mõtlesin, et võib-olla teeme lihtsalt selle loo vähe lõbusamaks, et me võiksime teha ka ainult nuikapsast, aga pastinaak ja minu meelest ka mustjuur väärivad igati, et neid rohkem kasutatakse, nii et nuikapsale paneme ka pastinaagi ja mustjuure juurde. Ja sipulat ja küüslauku. Aga hakkame pihta. Hakkame pihta. Aga nuikapsas ei ole selline tavaline asi, mida inimesed ju söövad. Huvitaval kombel ei ole jah, kuigi teda minu meelest väga palju kasvatatakse. Et Lõuna-Eestist ma tean, et väga mitmeid põllumehi, kes juba aastaid ja aastaid on nuikapsaste kasvatamisega tegelenud. No nuikapsas võib-olla iseenesest ei olegi nii võõras köögivili, kui on mustjuur. Aga selle mustjuurega on nüüd veel selline lugu, et alati võiks olla veekaus ja väike hape juures, sellepärast, et ta on selline köögivili, mis võib su käed ära rikkuda. Et kui õhtul on pittu minek, et siis on mõistlik panna mustjuure koorimiseks kindad kätte. Mulle väga meeldib teha mustjuurest ka selliseid chipse. Ja siis ma ei koori teda ära, vaid lihtsalt harjan puhtaks, nii et jääbki selline tore tume rant ümber köögivilja. Lõikan ta siit kohe väiksemateks parajamateks juppideks ka ja lubasin ju, et hapet peaks pandama sinna vette. Kuuled? Tõesti? Yeah. Naksub täitsa. Naksub täitsa. Jah, tal on selline huvitav kleepuv pind. Mitte, et see söömisel kuidagi moodi, et pärast maos ei naksu midagi. Ei, ma arvan, et pigem ei naksu. Et selleks ongi vaja pisut panna hapet. Peategelane oli iseenesest ju nuikapsas hoopis. Ja, oleme kõigist teistest rääkinud. Ja. Aga mis maitsega see nuikapsas on? Ta on kapsa maitsega, aga oluliselt mahlasem. Nii et kui sul näiteks tavaline kapsas võib olla, et on ära tüüdanud mingil põhjusel, aga sa väga armastad kapsast, siis ma usun, et nuikapsas sobib sulle suurepäraselt. Mina teen nuikapsast ka näiteks smootisi. Tal on palju erinevaid vitamiine, tal on kaltsiumi, kaaliumi, rauda, A-vitamiini, C-vitamiini, nii et igati niisugune tervise köögivili, et mida võiks talvisel ajal süüa, kuigi mida värskem on nuikapsas, seda mahlasem ja seda maitsvam ta on. Aga siis on veel pastinaagid. Mulle tundub, et ega seda ka võib-olla väga hästi veel ei tunta. Mulle tundub ka, kuigi ma tean inimesi, kes on vahetanud pastinaagi näiteks või kartuli pastinaagi vastu. Kaasa arvatud mina ise. Et ta pigem asendab siis kartulit kui porgandit? Pigem ta minu menüüdes asendab kartulit. Porgandiga on ta väga lähedane sugulane küll ja kui sa välja nägemistki vaatad, et siis pigem ta meenutab ju porgandit. Aga suurepäraselt sobib kokku kõikide linnulihadega, erinevate veiseliha juurde, suurepärane sealiha juurde, täiesti lihtsalt ka ahju köögiviljadena. Ma arvan, et üks selline täiesti kohustuslik komponent. Et siis on jäänud veel hakkida sibul ja võime juba panna panni tulele. Sibulast ühest piisab. Küüslauku oleme võtnud siia lausa 6 küünt. Ma arvan, et küüslauku ei ole kunagi liiga palju. Ja küüslauku lihtsalt surume pisut lamedamaks ja pehmemaks. Mulle ei meeldi näiteks toiduses kasutada küüslauku sellisel kujul, et on pressitud läbi küüslauku pressi. Seda ma olen kuulnud päris palju, et kokad nii ei tee. Kokad nii ei tee, jah. On mingisugused näiteks tipikastmed või salatikastmed, kuhu mööndusena võime siis pressida. Aga kui on ikka juba pann ja tuli ja selline pearoog, siis ma arvan, et võiks ikkagi küüslauku hakkida. Nii paneme tuld vähe võimsamaks. Mul oleks vaja veel lõigata ribadeks peekon. Ja vaikselt hakkamegi siit juba otsast erinevaid köögivilju ja komponente siis pannile panema. Et esimese hooga läheb pannile peekon ja vaatame, nüüd sõltub sellest, et kas peekonis on rasva piisavalt. Kui ei ole rasva piisavalt, siis lisame võid, sest et järgmisena lähevad meil pannile ürdid, ehk siis roosmarin ja tüümian. Kas sa tead, miks peab ürdid panema pannile? Ei.
sest nad annavad oma maitset oluliselt tugevamalt välja, kui nad on rasvast läbi praetud. Sibulaga nüüd on nii, et väga peeneks pole teda üldse vajadust hakkida. Et see on üsna selline mugavusroog, et selle valmistamise kõige pikem protsess on see koht, et kui on köögiviljad vaja koorida ja ette valmistada, aga edasi läheb juba väga libesalt. Ma arvan, et me võime panna nüüd võib-olla selle mustjuure tõstan ma siit ise. Vot ei tee niipidi, panen hoopis pastinolli. Aga kas see on iseseisev roog või tuleb see millegi kõrvale serveerimiseks? Praegu sellisel kujul mulle tundub, et mina sööks seda iseseisva roana, aga sa võid kindlasti pakkuda näiteks sellist samasugust köögiviljapada mõne liharoa kõrvale, et kui sul on ahju, näiteks seapraad või mõni linnulihapraad, see sobib suurepäraselt kõikide nende lisandiks. Need köögiviljad, mis on juba korra saanud palmi kuuma, lükkan servadesse ja järgmised panen siia keskele. Tead sa, ma arvan, et ma võtan siit natukene võid lisaks, et selleks, et need nuikapsas saaks ka või maitset ligi, et siis panime siia keskele praegu natukene võid. Siis selle veini. Jaa. Veini. Kui palju sa seda umbes panid? See on küll selline tunde küsimus, et umbes 100 milliliitrit. Ma paneksin nüüd siia ka juurde veel pipart ja soola, sellepärast, et kui nüüd kasutada näiteks köögivilja puljongit, kus on juba sool sees, et siis muidugi peab soolaga olema ettevaatlik, aga meil ei ole siin grammigi rohkem soola varianti kui nüüd peekonist tulnud sool, nii et soola lisamine on asjakohane ja pipart pisut. Pipar võiks olla alati ikkagi värskelt jahvatatud, seda aromaatsem. Nii, ja nüüd on meil jäänud laua peale tomatid ja koor. Ma arvan, et paneme nüüd selle koore kõigepealt. Ja see on ikka 35%. No ma tean inimesi, kes armastavad panna kohvikoort toidule peale. Ma arvan, et siis jätta üldse panemata. Et pigem ikka, et kui juba, et siis koort, et küsimus on muidugi koguses, sa ei pea ju panema poolt liitrit, sa võid panna näiteks 200 milliliitrit. Aga ta annab maitset ja mis on muidugi just selle 35%-lise koore puhul tore, et ta ise pakseneb ja tekitab nagu kastme. Me võiksime veel kõige lõpetuseks pisut värsket peterselli köögiviljadele peale hakkida. No selles pajatäiest ma arvan, et peaks küll üks 6-liikmeline perekond söönuks saama. Või siis mitu päeva vähemalt väiksem pere. Just. Ja iseenesest, kui sa ei taha teda pajaroana enam süüa, sa võid kas püreesuppi teha näiteks teisel päeval.